No nii, mida kassi? Kaks kassi. Õige hea, ma maalisin mingi siukse kassi õige, nüüd tuleb meelde. Et see oli tegelikult soendusmaal. Et ühe sarnase kassiteemalise maali ma tegin lakke Wismari tänavale. Wismari tänav 39 maja küljes on tänavalt nähtav natuke teistsugune kassimaal. Aga kuna see oli kassisappa, siis ma mõtlesin, et ma töötlen nagu kassi teemat. Ja siis siuke tuli ka ühe soojaga nagu. Ma tegin sarja neid nagu. See oli samal aegselt tootsid need? Ja mingis vahemikus, et ma hakkasin nagu kassi teemat siis tegema, kui ma seda Wismari maali kassisappa hakkasin tegema. Et see kassisabas olev maal on muidugi üks selline, mis on nagu linnaruumis, et mida saab avalikult suvalisel ajal tänavalt vaadata. No öösel võib-olla ei ole hästi näha, aga valgel ajal. Kus tänava poolt sa seda näed? Wismari tänavat. Wismari tänavat just. Wismari 39 maja küljes välisukse kohal on nagu varikatus ja siis seal all laes on see maal, nagu laemaal. See lagi oli mul tegelikult kodus siin. Et see lagi tuli maja küljest ära, sai maha võetud, siia toodud, siis ma maalisin sinna peale ja viisin tagasi selle. No tegelikult ma ei viinud seda sinna tagasi, et sinna läks mingi plekk peale ja midagi sellist, et see läks plekksepa töö võtta minu juurest edasi. Jaa, äge. Kassi teema tuli sul kuskil niimoodi, mis selle käivitus sinus üldse? Wismaris see maali tegemine, et see Wismari korteriühistu poolt sai see tellitud sinna. Ja siis ma hakkasin seda teemat töötlema, et see oli muidugi selline vabakäe tellimus, et teema oli terves mahus minu välja mõelda, et mul ei olnud midagi ette antud, et peaks olema nagu kas kassisaba teema või midagi sellist. Ja siis ma tegin mitu varianti sellest, tegin mitu kavandit ja andsin valida, et nagu kõik variandid, mis valiti kokkuvõttes, olid minu tehtud, minu välja mõeldud, et mul ei olnud nagu ette antud, et ma oli täpselt nii ja selle värviga ja tolle värviga sealt selle kujutisega ja siis lisa veel see ja et mingit siukest asja nagu ei olnud, et kogu värk oli nagu minu teha puhtalt. Ja ma andsin valiku ette ja siis minu tehtud valikus sai see välja valitud. Aga sul kassidega oma muidu suhe on sul okei, ei ole? Ja mul maal on kass olnud ja siis mul emal on kass olnud ja et kassidega ma olen tegelenud üksjagu. Mulle ka kassid meeldivad. Ja, nad on lahedad tegelased. Neil on minust ükskõik. Sellest ma nagu väga selgelt aru saanud. Ma arvan, kass ongi siuke. Välja arvatud siis, kui ta selili keerad ja siis kõuvalt kõditama hakkad. No keda saab ja keda ei saa. Ja, no igat kassi saab, ise küsimus on, et mitu kriimu sellest tuleb. Jaa, see on alati kasside süga. Kassil on mingisugune, see on siis, kui ma kodust mõnikord ära lähen. Ja tema jääb, mul on 2 kassi. Ja üks nendest teeb kuskile ahju juurde ja õhtulisi magama, siis ma alati vaatan ja mõtlen, et kes meist intelligentne on. Mina pean minema kodust ära tegema võib-olla midagi sellest, mis vajab minult pingutust ja ei tahaski teha, aga tema jääb sinna magama ja siis ma mõtlen, et kuidagi tema on seda elu tunduvalt paremini osanud kokku joosta kui mina. Ja, võib-olla tõesti. Aga võib-olla mitte. Aga võib-olla tema jaoks on magamine ilge pingutus, et teeb vastu tahtmist. Ei tea seda. Kuigi mõnikord mul on selline tunne, et kui ma äratan ta üles näiteks, mul on, kui kass on minu eluruumis, siis ma mõnikord tahan teda solgutada. Mis ma tast toida, kui ma ta solgutada ka ei saa, eks. Ja siis ta vaatab alati mind tänulikult, ütleb, et täna, et sa mind üles ärataksid, muidu ma oleksin lõunaõnnaku maha magada. Nojah, midagi sellist. Need on kusjuures mingil määral erinevad ka, et ma ei ole siukest kassi näinud, üks mingi punase ja sinise kirjuga. Võib-olla sa aga aretama hakata, selliseid kassi või ei üldse. Siin sa oled toodud päris huvitav. Tegelikult valge kassi saaks juukse värviga ära värvida. Värviga saab kõike.
Vaata, sa oled siin ka andnud kassile ikka päris erinevaid sügavusi, eks ju. Peaks mingi valge kassi võtma ja maalima täpselt samasuguseks ja panema maali kõrvale näitusel või midagi. Või näituse avamisel kaasa võtma, et siin see kass ongi. Ja kui näiteks seda vaadata, siis siin võiks öeldagi, et siin on nagu kassimaailm koos nagu erinevate kontinentidega või sügavustega, mis siin. See on täitsa põnev. Iga tükiga kassist on nagu mingisugune manner. Ja, keegi ronib kuskilt laest alla. Ja. Ripub laest. See on sekkuja, kes sekkub tavalise maailma käitlusesse. Ripub ei tea kust. Siuke nagu, siukseid motiive mulle aeg-ajalt meeldib kasutada, et on siuksed naljakad nagu mingi loom kuskilt ripub nagu pea alaspidi, eriti nagu naljakas on see, kui see peaks olema hobune siin üleval niimoodi samas asendis või midagi sellist. See on päris huvitav ette kujutada. Kosmoses täiesti reaalne. Sa võtad hobuse kaasa kuskile kosmosele, aga siis see, et ta sul kuskil seal kaalut olekus ühel hetkel tagurpidi kohale jõuab, on täitsa võimalik. Ja, ta ilmselt harjub ära ka sellega seal. Ehk ühel hetkel õnnestub seda tegelikult ka näha, et ma ei tea, kaugele see kosmoseareg läheb. Ei tea, jah. Kas siin muidugi hobused siin üles vaja on, see on muidugi see küsimus. Mine sa tea, no siin on igasuguseid loomi rännanud nagu näiteks koer ja ahv ja ma ei tea, mis loomad sinna veel on rännanud. No nüüd eesmärk oli vist sutsu teine, nüüd eesmärk oli jõuda veendumusele, et inimene võib järgi minna. Ja, nad olid loomkatsed. See võiks öelda ka, et see on loomkatsega kass, kes ülevalt üritab siis sisse vaadata siia. Ja, no tegelikult need on välja mõeldud kassid, et siin ühtegi kassi reaalselt ei olnud nagu. Et see on nagu puhas fantaasia nagu, et enamus maale, mis ma teen, on, et ma ei tee nagu fotoapparat täpselt järele seda, mida võiks pildistades saada, vaid ma maalin ikkagi mingeid fantaasiapilte ja mingeid fantaasiakäsitlusi, et mul on mingi roosa hobune või sinine kass on nagu siuke. Aga kui sa hakkad tulema, kas sa üldse hakkad kassi joonistama või sa hakkad midagi muud joonistama, kui sa tulema hakkad? No kui ma hakkan kassi joonistama, siis ma hakkan ikkagi kassi joonistama, et mul on kole raske kassi joonistada, kui ma alustasin mingi auto joonistamise näiteks. No kuigi mul on maale, kus ma olen üle maalinud, et mul ongi konkreetselt olnud a la mingisugune, ma ei tea, a la mingi maastik või mingi linnavaade või mingi autopilta või midagi sellist all. Ja siis ma olen midagi muud peale joonistanud, peale maalinud. Värvidega saab täiesti, siin oli ka mingi maal all, siin oli mingi portree all. See portree oli teistpidi, ma keerasin selle maali 90 kraadi ja maalisin midagi muud peale. Et maaliga on see tehtav, et sellepärast ei ole maali võimalik ära ka rikkuda, et alati on võimalik midagi üle maalida, sest värvid katavad ära kõik, mis seal all on. Kui sa siin mõtled, mis siin all on, millele see kass peale tuli siis? See oli mingi portree, kellegi mingi isiku portree. Okei, ka sinu tehtud? Ei olnud. Okei. Et ma sain, keegi andis mulle selle tahvli ja see eelmine inimene oli selle portree sinna maalinud ja siis ta ei pidanud vajalikuks selle säilitamist ja siis ma töötlesin selle ümber. Ja, äge. Ma olen alati mõelnud, kuidas need kujundid tekivad. Mul on kodus lastega, kui me saunas oleme, siis mul on tumedam põrand sellisest tumedast lineerist tehtud. Siis kui me õues käime muru peal või natuke mulleses ka, siis jalajäljed jätavad põranda peal sellised mustleid. Siis meil on seal saunas koos ikka pikk pulk ja siis me osutame sellele, et mida me seal näeme, erinevaid varjukujundeid tuleb sealt välja jälle põnevisime, et ma vaatan, seal on mingi lammas või seal on mingi kass või seal on mingisugune hobune ja siis käib siuke pidev nagu loominguline inspiratsiooni hetk, kõik üritavad leida või esi üle palju, hästi palju. Seda saab pilvedega ka teha. Pilvedega, jah, samamoodi. Igasuguse asjaga saab seda teha. Mustreid tekib igale poole. Mõnikord on puud kasvanud niimoodi ja puulehed ja värgid moodustavad mustreid ja mingeid kujutisi mõnikord. Et ma olen neid ise ka näinud ja jälginud. Et pilvedega on see, et pilved transformeeruvad nii kiiresti, et sa ei suuda seda nagu kinni püüda sealt alati. Ja mõnikord on niimoodi ka, et ma üritan seda pildistada. Aga pildistamisega on see, et mõnikord sa vaatad silmaga, oma silmaga. Mingi sügavused on teised. Oma silmaga vaatad on väga huvitav. Teed pildi ära, on surmigav pilt. Ja sa kuidagi mingi sügavus kaob aegu ära või mingi tunnetuslik ruumimõõde, mida sa ei saa kaameraga kunagi teha. Jah, on. See on ju ükskõik, kus ma olen käinud mägedes või kuskil muul rändamas huvitavates kohtades, et see hetk, mida sa nagu koged seal ruumis, ta on nagu nii
täis seda kõike, see on ju see bukee seal juures, see lõhnad, see ruumi tunnetus, jahedus, kargus, mis iganes soojus. Ja siis teed pildi ja seal seda ju ei ole. Vastupidi on ka olnud, et ma olen pildistanud mingit surmigavat asja mööda minnes. Et by the way, teen klõpsu korra pärast. Siis vaatan, normaalne. Et pildi peal on poole huvitavam mingisugune asi. Aga no fotokaader on ka mingi, et nagu ta on mingi kompositsioon, on mingi kindla kujuga, et ta teeb alati mingi kindla kujuga pilte. Aga no, minu silmaga vaadates sellist kuju ei ole. Sensori kuju on erinev. Sensor on täpselt nii palju, kui sa seda niimoodi liigutad ja see ruum tuleb kõik kaasa sealt. Fotokas teeb ainult sensori kujulise pildi täpselt. Midagi muud ta ei tee. Aga mul ei ole seda. Mul ei ole sensori kuju selline. Et sensori kuju fotoaparaadist on erinev. Ja lisaks on see, et fotoaparaat muudab ju alati, see aeg ja ruum ei tule kaasa selle pildiga. Et sel hetkel, kus sina oma sensoriga, milleks meie silm ja meie meeline taju on, seda kõike hoomad, siis on sul nüüd siin ja praegu see ruumikujutusvõime. Ja kui sa vaatad seda kas või minut hiljem, siis on juba teine. Maalis ei ole mingit ruumi. Ja ära maalis ei üldse ruumi. No tegelikult on. Aga ta on kuskil... see on mingi teistsugune ruum täiesti. Et seda võib väänata mis tahes suguseks tegelikult. No siin ongi nagu ruumi murdumine ka selgelt, eks massist. Või ma olen mitu korda teinud selliseid asju, et ma olen täiesti valesti nagu teinud. Et selles mõttes nagu foto mõistes valesti, et ma olen ruumi reegleid rikkunud, et maalis ma saan rikkuda neid hästi nagu mugavalt. No aga see ongi see kogu see maalimise, joonestamise, joonistamise ja kõike need asjad, et sa võid rikkuda neid piire, mida teised asjad dikteerivad sul ette. Samamoodi ka mulle hästi meeldivad multifilmid. Mulle ka. Ja laste, et kui palju, kui tore on multifilmis näha ühtepidi vaadata seda lapse pilgu järgi, teistpidi vaadata täiskasvanud pilgu järgi. Mõnikord mõtled, et mida nad küll sõid on ju, et nad selle valmis tegid, et nad suutsid nagu minimikpedi personaalselt mõelda. Aga jah, et sa saab minna sügavamale, kui see ettekujutus lubab ja maalimise juures on täpselt sama asi. Sa saad välja tuua neid asju, mida sa muidu ei saaks välja tuua. Ja see ongi põhiasi, mida ma nagu teen, et seepärast ma nagu võib-olla ka ei saa läbi sellega, kui on mingi soovide nimekiri, mille alusel ma pean midagi kokku maalima, et selliste asjadega ma ei saa kunagi läbi, et kunst tuleb vastupidi. Tuleb sul muidu ette selliseid? Tihti peale soovitakse, aga ma nagu soovimise järgi ei tee. Et kunst tuleb vastupidi, et ma teen mingi töö ja siis on võib-olla see kellelegi meeldib. Et töö tuleb esimesena, soovija tuleb hiljem. Kunst valmib ainult nii pidi. Teist pidi ei tööta. Lihtsalt ei tööta, tee mis tahad, ei tööta. Ei tule midagi. Täitsa harmoneerun selle mõttega. Mul on üks hea tuttav, üks naisterahvas. Ta on meeletult hea stiilitundega. Tugevalt sellega disainmõtleja ja ta teeb, aitab inimestel tubasid korda saada. Läbi koristamisel tuleb inimese juurde, koristab selle pildikult puhtaks ja siis annab korra soovitusi, sest korral on see omadus, et kui sa oskad korra seada mingisuguse kontekst, korda hakkab ennast ise hoidma. Sest pannes disaini elemendid õigetesse kohtadesse, siis sul hakkavad need ilusti meeldima, et nii kui sa selle paigast ära nihutad, sa arvad sul tuba segamine, sa tahad selle sinna tagasi panna, et see tuba oleks korras. Ta oskab selliseid asju sisse tuua. Siis ma kunagi rääkisin teile Feng Shuist natukene. Siis ta ütles mulle niimoodi, et tead sa, ära aja mulle seda jama. Et ainuke Feng Shui, mida ma tean, tuleb minu seest ja kui ma hakkasin nagu väljaspoolt peale õppima, nagu sa ise tõid välja, et keegi annab mingid reeglid ette, siis ma kaotan selle võime. Et see hästi läheb kokku selle, mis sa ütlesid. Jah, võib-olla tõesti midagi sellist. Ja nii kui sa tellimus esitad, siis on nagu raam ümber pandud juba. No tellimusel on vahe. Et kui keegi tellib seda, mida mina teen, siis me jõuame kokkuleppele. Ta tellib sind. Ja, no see on, ma kasutan bändi analoogiat. Et kui sa tellid Smilersi, siis sa pead leppima sellega, et sa saad ainult Smilersi lugusid. Ja kui sa tellid Jüri Homenja, siis sa saad ainult Jüri Homenja lugusid. Et sama analoogia mul ka, et mul on ainult need maalid, mis mul on. Ja mitte midagi muud. No võib-olla tuleb midagi juurde, et siis mul kollektsioon täieneb ühe võrra. Kui Jüri Homenja kirjutab uue loo, siis nagu on üks uus lugu juures. Ja kui tellid muusika, siis saad muusika.
siis saad lugude valiku piires. Iga esineja lugude valiku piires. Minul on minu maalide valiku piires, joonistuste valiku piires ka. Jaa, improvisatsioon on äge. Ma ise, kui ma ei ole ise ei teeni muusikaga elatist, ma natuke muusikat tonksan, mingi trummi mängid vaata vahel, läbi kitarri ka aga kõike ägedamad asjad, mis elus on juhtunud, on üldse mul aafriklastega koos. Ja kuna trummid mulle meeldivad väga, siis see improvisatsioon, et mitte üks käsi pole mitte kunagi ette valmistatud. Sa istud teiega kokku ja siis läheb lahti. Ja kust otsast läheb lahti, mis asi läheb lahti, seda ei oska kunagi öelda, sest lugusid kui selliseid ei ole. Aga need tuleb meelde, sel hetkel kui käed panevad trummi peale, siis midagi hakkab lihtsalt tulema. Ei ole kirjutatud ette, et see lugu läheb selle plaadi pealt ja see läheb selle plaadi pealt ja see läheb selle plaadi pealt. Ja kogu aeg on mäng. See jah, põhimõtteliselt mingi sarnasus on, et ma hakkan midagi tegema ja siis sellest tuleb midagi. Ma tean enam-vähem ette, mis tuleb. Aga ma ei tea päris täpselt ette, et ma võin näiteks, ma ei tea lõpuni ette, et ma võin näiteks vahepeal meelt muuta millegi osas ja maalida midagi ümber. Aga enam-vähem ma näen ette, mida ma nagu teen. Lõpptulemust ma näen ette teatud määral. Mõnikord ma teengi nii, nagu ma ette nägin. Aga mõnikord ma jooksvalt teen ka midagi muud. Et ma olen mitu maali niimoodi ka teinud, et ma olen mingi teise maali võtnud, mingi teist pidi pööranud ja lihtsalt üle maali midagi kolmandat peale. Et siis on mingid kummituslikud elemendid läbi. Nagu siin jäi mingi X-portree läbi kumama, et ma jätsin selle sihilikult sinna, ma mõtlesin, et ma jätan selle veel kuskilt kummitama nagu. Aga kuidas sul üldse tuleb? Kas see niimoodi on nii järsku, et sa töötas küll, et seda ma tahan nüüd teha? Või sa lihtsalt võtad pintsli kätte ja hakkad tegema, siis järsku see pintslist tuleb asi välja? Jaa, ma hakkangi põhimõtteliselt üldiselt tegema. Et mõnikord ma olen öösel ka teinud, et kui und piisavalt ei ole ja siis ma olen midagi nikerdanud. Aga sul muusad ka vaja on selleks, et tuleks inspiratsioon või sa saad selle täitsa ise kätte? Täiesti ise saab ka kätte. Et on abi, et muusa on ka väga kasulik. Et see on nii ühte kui teist, et põhiline on ikkagi, et tuleb tööst endast, et hakkad millegagi pihta ja siis sellest millestki hakkab midagi arenema. Tööga pihta hakkamine on kõige kindlam viis inspiratsioon kohale kutsuda. Käed taskus tavaliselt ei tule. No, jah.